tere hommikust, sõbrad! Käes on esmaspäev, uus nädal. Pole ammu öelnud seda, et uued võimalused. Kes teab, mida kõike see uus nädal meile toob. Täna me alustame siis esmaspäeva ühe eratunniga. Ja siis ma jään Free-Flow'sse tegema tööd. Ja siis õhtul on mul commerciali proov. Meil tuleb see nädal alles ümber. Nii et me teeme proovi. Ja selline on minu esmaspäev. Mul sai erakas tehtud ja siis ma mõtlesin, et ma jään venitama ja ma jään mõtlema kava. Aga saalid on kõik kinni, nii et ikka ei saa. Ei ole hullu, ma siis hakkan kohe tööd tegema. Vaadake, mis meil siin kontoris toimub praegu. No 1. juulil peaks kõik kontorid tagasi tulema, nii et nad peaksid selleks selle korda saama. We'll see. Aga võt näete, ma ütlen teile, et mul on alati sisetunne, et esmaspäeval ma tean, et mul tuleb mingeid uusi asju selleks nädalaks, et nagu mingid põnevaid asju. Ja Kasia kirjutas mulle. Tavil on mingi üritus homme, nii et me läheme sinna. Võt selline äge seiklus tuleb siia juurde. Elu ikka serveerib igast põnevaid asju. Panin siin natuke seda kokku. Ja siis Joosep tuli mu juurde. Oi, mis armsakene. Nii kahju, et ma tänast ilma nagu nautida ei saanud selles mõttes, et ma läksin kõigil 9 juba Free-Flow'sse ja mul ei olnud mõtet koju tulla, sest ma pidin tööd tegema. Ma ei jõudnud teile näidata seda kostüümiladu. See on juba väga palju ilusam, aga palju on veel teha. Äkki ma jõuan mingi päev näidata. Ma sain Joosepile arstiaja 4. hommikul. Nii et lähme käime läbi. Mu sisetunne ütleb, et ei saa olla midagi hullu. Tal on ikka see seedimine korrast ära, küll aga ta ei jooksenda enam, ta sööb väga korralikult ja veel mingid asjad on tal nagu ära läinud, ta on väga aktiivne. Ehk siis nagu ma ei usu, et haige kass käitub nii, ma lihtsalt ei usu. Ehk siis minu isiklik arvamus on see, et ta ütleb, et põletik on ära läinud, seedimine lihtsalt võtab aega, et see korda läheks, sest mul on täna alles 8. päev seda toitu ja nii kiiresti ei lähe nagu kõik 100% korda. See on paremaks läinud, kuigi praegu oli väike setback, aga siiski vaikselt tasa-targu. Et nii palju, kui ma uurisin, siis tegelikult see seedimine võib paika loksuda alles mitme kuu pärast. Ehk siis see ei käi nii kiiresti. Kas siin keegi lendab? Või mis sa vaatad? Mida ta näeb, mida ma ei näe? Nii et loodame, et kõik on hästi. Ja loodame, et arst lõpuks ütleb, et sa võid tulla tagasi, ma ei tea, aasta pärast. Let's hope so. Sest et nagu 3 korda juba käia arsti juures terve aasta jooksul ja praegu on alles juuni. See on juba minu jaoks too much. Sest nagu tavaliselt ma käin mingi 3 aasta jooksul. Okei, tegelikult peaks käima iga aasta korra, aga siiski, et nagu praegu on natuke kontrolli alt välja läinud, et juba 3 on liiga palju minu arust. Nii et eks näis. Ma pean magama minema, aga jalka käib ja see on praegu nii põnev, seal on penaltid ja ma ei saa lihtsalt nagu mitte vaadata ja ma ei tea, mida ma tegema pean. Appi, kui põnev see on. Kui ta saab sisse, siis nad on võitnud. Oh my god. Ja läkski nii. Tere hommikust! Käes on teisipäev ja ma suundun juba 3. aastat järjest Kuusallu. Teeme seal ühe workshopi. Ma lähen õhtul Kaisjaga siis mingile Tavi üritusele. Nii, et vaatasin, et seal minust sai mingi puuvilja smootisi valmistada ja mingid lille asju. Wow. Okei, ühesõnaga, mingi selline värk. Vaatame jooksvalt, mis see kõik tähendab. Aga enne lähme siis teeme selle workshopiga ära. Nii, mul on workshop tehtud. Sain jälle sellise väikse kotikase. Vaatame, mis siin sees on. Atsa! Siin sees. Ma nägin on mingi jook. Kirsi Studio Natural Mineral Water vesi. Või küllus veepudel. Siis annekese õhuline piimašokolaad, aga see juba sulab siin õues. Õues on nii palav ja ma olen pikkade dressidega. Ma ei tea, kas te näete, aga päevitamine käib. She's giving. Mul on tegelikult täiega meik peal. Ma ei tea, kui hea see mõte on. Ma olen mitte räägist ma reaalselt. Kaisa on siin. Saimegi päevitatud. Ma jõudsin süüa, ma jõudsin valmis sättida. Siin on nii haige tuul.
aga ühesõnaga ma panin sellise outfiti, seal oli kirjas, et mingi peachy, virsiku ja valge toonid, nii et let's go. Look at this beauty! Ja me läheme siis siia Orangerisse. maailmas mitu aastaid. Jaa, sul on täiesti õigus ja... Nende puuviljade sees on jäävad alles, mis siis aitab putil nagu... Kokku panemine toimub lillepoes ja kuidas te võite pärast... No nii, sõbrad, vaadake seda. Mul on teile väga suur haul. Alustame sellest, et sellise kimbu panin kokku. Kuigi see oli sama kimp seal paketi sees, siis et ta lasi meil nagu neid panna nagu uuesti. Et nagu ise oma silma järgi, et kus asub mis lill. Selline. Ja Joosepile meeldib ja. Siis selline pakike. Vaatame, mis siin sees on. No, ma ilmselt tean, mis siin sees on need samad uued tooted. Need lõhnasid mega hästi. Selline. Siin on meil siis selle draakoniviljaga deodorant. Ja siis 2 shower geeli. Üks on arbuusiga, imehea. Ja teine on siis virsikuga. Nii et ma ei jõua ära oodata, millal neid proovida. Ja no, väga hästi lõhnavad. Tõesti hästi. Ja siis, see kastike on nüüd Kaisa peost eelmine nädal. Ja ma jätsin siis need asjad tema juurde ja nüüd ma käisin järel. Nii, millest alustame? Alustame sellest, et ma võitsin siis Kahoodis ja ma sain sellest pakikese auhinnaks. Siin sees on, ma ei mäleta, mis see siis oli. See oli vist mingi alus. Ma ei mäleta, ühesõnaga. Senti Studio tahkekehakooria. Näeb välja selline. Lõhnab nagu piparmünt. Võib-olla ongi piparmünt, ühesõnaga selline. Siis Senti Studio tahkekehavõi. Väga huvitav, selline ilus lilleke näeb välja. Lõhnab väga nagu chewage, maasika chewage. Nice. Nii, siis on šokolaadid, sellised huulekesed, sööme need ära. Ja siis on mingi huulevulk. Selline. Ja siis Kaisa oli mingi, kuulge, mul on mingid tooted, et ma annaksin need hea meelega ära, tulge ja vaadake, mis te soovite. Ja ma võtsin terve suure alusa endale. Tal oli nagu toidu ja iluasjad eraldi. Ma leidsin toiduasjadest siis sellised Raksi mingid küpsised. Kielsi Night Serum, Retinol Fast Release Night Serum. Siis vitamiine. Vitamin B12 ja vitamin C. You know, neid pikkava tarvis. Siis Lancome Serum Super Tint. Selle ma lihtsalt haarasin, aga ma ei saanud enam. See ei ole ju jumekas. Jumestuskreem seerum. Okei. Skin Division Pakuchiol plus H Gel Cream. Mingi selline. Mingi kreem ühesõnaga. Selline näeb välja. Võtsin neid vitamiine. 2. Ma võtsin neid hair care. Need olid minu arust täiega head, kui ma kunagi neid sõin. Ja siis on Les Gummies Minceur Metabolisme. Apple Cider Vinegar Gummies. Ja mille jaoks need on? Õunaädika kummikommid. Mis on välja töötatud, et reguleerida suhkrute ja rasvade ja ainevahetust tänu kroomile. Proovime korra. Ma neid olen proovinud, aga ma prooviks neid. Okay. Ja lõpp ei ole väga hea. Mingi Luvi Cleansing Gel, siis näovask. Vegan Kombucha Tea Essence. See on siis nagu mingi toonikulaadne asi. Vaadake, kui äged on. Nagu niimoodi. Ja siis ma võtsin 2 Maybellini BB Creami. Ja viimaseks selline Sensitive Oil Serum. Hey Organic. Nii et ma jään nüüd sööma
seal oli küll süüa, aga ma tahaks midagi sooja toitu, nii ma teen friikaid. Mul lihtsalt ei ole praegu üldse aega süüa teha, nii et ma söön friikaid. Ma arvan, et see on okei. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja minul on täna plaanis minna üle Summerile. Kõigepealt ma lähen teen ühe eraka ja siis ma lähen Õllekale. Me esineme täna seal Commercial ja Show Hip Hopiga. Ja siis jääme õhtul nautima Innat. Nii et täna on meil selline päev. Njam, 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 njam. Päev oli edukas. Esinemised läksid, ma arvan, pigem hästi, nagu mul hip-hopis läksid mingid kotsassi. Ja siis ma olin mingi kogemata. Ja Inna oli tore. Ja nüüd ma tulingi koju, mõtlesin, ma jään äkki sinna natuke kauemaks, aga kuna ma tean, et ma pean hommikul vara Josepiga ärkama, ma pean ruttu tulema koju, et tal see söök eest ära võtta, et ta oleks võimalikult kaua söömata igaks juhuks. Siis ma mõtlesin, et okei, tuleme koju. Nii et tegelikult ma võtangi selle meegi ruttu maha, sätime magama ja meil on siis Josepiga 7:45 äratus, et kell 9 minna arsti juurde. Loodame parima. No tere vara hommikut kõigile. Täna on neljapäeva hommik. Kell on 8:40. Me oleme Josepiga minemas arsti juurde. Nii et ma olen enda peas selle stsenaariumi läbi käinud, et mulle öeldakse, et ma ei pea rohkem seast tulema. Lihtsalt jätkama samas vaimus. Tulemused on juba paremaks läinud. See on minu nii-öelda kõige parem see ja et ei läheks jälle palju raha. Nii, loodame, et kõik nii ka läheb. Ja tegelikult, mis täna teine plaan on see, et ma saan Petriisi ja Annabeliga kokku. Me veel ilma järgi vaatame, kuhu me lähme. Nii et praegu näitab küll, et väga vihmane. We'll see. No nii, Joosep, kommentaarid. Kas sa oled valmis? Joosep on vait. Teeme nüüd niimoodi, et teeme koostööd. Sinul on kõik hästi, emme maksab vähe ja me saame ruttu koju ja ei pea see aasta tagasi tulema, eks ju? Deal? Okei. No nii, me oleme arstitädi juures ära käinud. Esiteks Joosep sai kiita, et on nii tubli patsient. Näidud on tal läinud paremaks. Soolastik on sama põhimõtteliselt kõik. Ainuke asi, vend on kaalu kaotanud, 200 grammi. Ma täpselt ei tea, kas selline 6,2 või 6,4, nüüd on 5,9. Ja siis ma ütlesin ka, et see on tänast sellest, et ma katsetasin ju neid sööke, mida ta vahepeal üldse ei tahtnud. Ehk siis ma oli, mingid perioode, kus ta ei söönud korralikult, sest et nagu ma andsin talle sööke, mis talle ei maitsenud. Nii et me üritame nüüd kaalust juurde võtta. Ma pean ikkagi aasta lõpus tagasi tulema, aga seekord on siis pool aastat vahet. See on fine, aga siiski 4 korda pean nüüd selle aasta jooksul siis käima arsti juures. See on tõesti crazy. 180 €. Aga no, tegelikult on positiivne, et näitajad olid paremaks läinud. Nii et me võtsime B12 vitamiini selle testi ka. Selle ma saan teada esmaspäeval, et kas peab andma juurde seda või mitte. We'll see. Nii et lähme nüüd koju sööma. Eks ju, sa oled nii tubli poiss. Juhtus nii, et me jõudsime Josepiga koju. Me sõime. Ja siis me magama. Me jõudsime koju mingi kell 10, 12. Ma olen mingi toide muinaku. Kell on 13:51. Ja siin me oleme, aga meil oli kõige parem muinak üldse. On ju nii, Joosep?
ja ta istub mu eilses kotis, ma ei ole seda unpack inud. Ja tal on having the best time of his life. Vot, tegelikult võiks hakata tegutsema. Ja ma plaanin 16:45 hakata sättima ennast. Ja mul on selline mure ka, et ma tahan homme, mul tulevad sõbrannad külla, ma tahan homme nagu teha mingeid söögiasju, ma tahaks teha küpsisetorti, ma tahaks teha bruschettasid ja siis lihtsalt mingid stacki asju, et mitte midagi suurt. Aga mul oleks vaja poodi minna. Aga ma ei viitsi täna minna. Aga homme võib-olla ma ei jõua, et oleks ülimugav, kui ma täna käiks ära. Ja ma mõtlen, et ma vaatan, äkki ma jõuan peale tänast dinnerit, kuigi see on väga nagu selline close call. Ma ei tea, proovime, vaatame. Ma olen valmis saanud. Selline outfit. Ja lähme siis Da Vincisse, sinna Solarise ülesse. Yes. Girl dinner. Food haul. Ma käisin Trimist läbi, sest et ma on homme selline värk, et mul tulevad sõbrannad külla ja ma tahtsin teha küpsisetorti, bruschettasi, tomati ja basiiliku ja mozzarellaga ja lihtsalt mingit snäkki. Ja mul oli nagu peas kogu aeg see mõte, et ma eile käisin Rimist läbi, sealt Telliskivist ja seal olid mega ilusad maasikad, ülihea hinnaga, mustikad, ülihea hinnaga, ma olin mingi davai, ma homme tulen. Läksin kõigepealt Postimäe Rimisse, seal ei olnud põhimõtteliselt ühtki marja alles. Ma olin mingi, ei, mul on visioon, et selle küpsisetorti peal on maasikad. Trippisin siis Telliskivisse, ka ei olnud neid, kadunud, mustikad kadunud, ühe päevaga lihtsalt pakkumine läbi. Nii nõme. Ühesõnaga, mis ma ostsin? No ma ostsin siis lõpuks neid No Banana samasi. Eesti maasikad. Nad tunduvad väga ilusad. We'll see. Ma lähen homme, käin kodupoest ka korra läbi. Ostan alkoholivaba mulli. Ja siis vaatan, äkki ma saan veel ikkagi marju, sest ma tahtsin nagu, et see hästi marjane. Siis muidugi krõpsu. Siis basiilikut. Basiilik lihnab nii hästi. I love it. Siis kohupiima. 2 pakki küpsiseid. Hapukoor. Tomatit. Balsamikokastet. Tipikastet. Porgandit. Tiramisu mandlit tänaseks söömiseks. Ma ei tea. Kas ma ütlesin valesti? Ma ütlesin millegi kohta porgandit minu arust. Ma ei tea. Porgandit šokolaadi riivimiseks koogi peale. Need mini mozzarellasi. Ja siis ma tean, et Rimis müüakse neid ciabattasi. Ja otsas oli kõik nagu, muidugi see, et ma lähen mingi viimasel minutil poodi. Ja siis ma leidsin külmaletist 2 sellist neid. Üks on hele ja üks on tume. Nii et ma teen siis hoopis nendega homme. Vot. Ja seal Da Vinci's see burger oli imeline. Seal oli see sibulamoos, mis tegi selle kõik nagu üliheaks. Ja need FreeCard olid täpselt nagu McDonald's omad. Nii et kes otsib head burgerit, minu arust see oli hea burger. Nii et kes tahab sellist nagu magusamat maitset, siis sealt saab. Ma pole siiani seda kotti lahti võtnud sellepärast, et Joosep lihtsalt tudjub siin peal. Ja talle nii meeldib ja vaadake, kui nunnu kõhukene tal on. Nii naljakas. Selline asi on siis karvadel. Aga minu brave little boy. Tere hommikust. Käes on reedeg. Issand, suvel reaalselt ei oska üldse jälgida nüüd aegu. Ühesõnaga, täna ma suundun hetkel poodi ostma Barbari alkoholivaba mulli. Ja loodetavasti äkki mingit mustikat või midagi. Ja siis ma lähen koju ja siis jätkan preppe. Mul tuleb täna sõbrannad külla. Mõtlesin, ma teen küpsisetorti, bruschettasi. Teile ju nägite. Never mind. Nii, me hakkame nüüd tegema küpsisetorti.
jagan teiega siis väikest update'i, ma ei jaksa. Ühesõnaga, mul helistas loomaarst. Nad saatsid siis Joosepi vereproovid Saksamaale laborisse, kui ma eksi või kuskile. I don't know, et B12 taset mõõta. Ja tal on see üle normi. Kui norm on mingi 800, siis tal on 2000. Ja põhjus, miks see on nii, on sellepärast, et ma ise, nagu mulle öeldi, et ma pean anda talle B12 vitamiini. Ja nüüd see on liiga kõrge. Ja selle peale ütles arst, et ma pean ikkagi tulema 3 kuu pärast uuesti ja tegema need täpselt samad protseduurid. Nagu, see on insane. 4. kord see aasta. See on liiga palju. I'm sorry, aga see on liiga palju. Selline nõme update. Ühest küljest ma lugesin, et nagu midagi hullu ei juhtu, kui tal on B12 tase kõrge, et lihtsalt lõpet see vitamiin ära. Teiselt küljelt nagu, miks ma pean uuesti tulema 3 kuu pärast ja maksma selle sama raha. Ma lihtsalt nagu, ma ei saa aru. Mulle ikka nii meeldib, kui sõbrad käivad külas, sest siis on põhjust kodu koristada. Ja ma olen nii halb selles, ma lihtsalt ei saa. Minus ei ole seda housewife poolt, kes mingi kokkaks ja koristaks, no lihtsalt ei ole. Kui mul oleks valida, siis ma pigem maksaks kellelegi, et te teeksite minu eest ära. Et nagu näiteks see küpsisetort. Ma valisin täiesti vale anuma ja siis ma läksin küpsisest katki seal ja nüüd, kui ma praegu sõin seda veel õhtul, siis ta on nii sogi või nagu niisugune hästi märg ja ma olen nagu, ma tegin täpselt nii, nagu ma kunagi väiksena tegin, et miks see praegu palju vettivam on või ma ei tea. Asja mul seda möksi, seda hapukoore ja koompäev möksi ja nii küll üle. Ma arvan, ma teen korra veel ja proovin nii, et ma ei kasta neid küpsiseid vedeliku sisse. See oli kunagi lihtsalt minu EMS-i mingi moodus, et segasid natuke moosi veega ja siis sinna panid selle küpsise sisse. Ja seal oli nagu ülifine, aga nüüd kui mina tegin, siis see on nagu mingi sogi. Ma ei tea, ühesõnaga. Ma siin olen aktiivselt vaadanud jalgpalli, eks ju. Ma ei saa aru, miks need reegleid nii nagu keeruliseks tehtakse. Ma lihtsalt jälgisin seda ühte mängu, ma ei mäleta, kes seal mängisid, kus oli see lisaajal tehti selline värav, mis oli suluseisus. Ja ma kõndsin poodi, ma olin mingi, mis asi on suluseis. Ja ma üritasin ChatGPT-ga nagu arutada, et mis see on. Räägi mulle hästi kergetes sõnadega, mida tähendab suluseis. Ja ma ei saanud mitte midagi aru. Ja nii palju, kui ma aru saan, ma olin mingi, et miks sellist reeglit üldse vaja. Ta ju lõi selle värava, vahet ei ole, kes söötis, kus. Kui inimene lööb värava, kes on vastas mängija, siis see peaks juba lugema. Vahesaga minu loogikasse ei mahus ära see mingi suluseisuga palju. Mida? Nagu miks me teeme selle asja nii keeruliseks? Kui ta lõi värava, siis ta lõi värava. Aga teile loogika oli mul see, et näiteks seal on need lisaajad, eks ju. Lisaaeg läks üle ja ma olen mingi, mis nad ära ei lõpeta. Ma ei saa sellest loogika. Minu jaoks on jalgpall nii segane. I'm sorry. Ma nagu olen praegu seda täiega jälginud ja vaatan ja ülipõnev on. Lihtsalt ma ei saa nendest reeglitest mitte midagi aru. Selle Joosepiga seoses, nagu ma ei tea, ma reaalselt arvutasin kokku, et ma olen selle 3 kuuga mingi 5 sotti juba pannud lihtsalt arsti alla. Ja siis veel see faktor, et need toidud, lisandid on lihtsalt, ma arvan, et ma olen selle aasta jooksul mingit tonna pannud Joosepi tervise alla. Ja lihtsalt niisugune tunne, nagu see on nagu lõpmatu ring, et see ei lahene ära. Et nagu ma teen nii palju, ma olen nagu sellega stressanud mingi mitu kuud, ta olete ise võib-olla näinud ka siin vlogides. Ja lihtsalt ei jõua nagu mingi lahenduseni. Jah, tal olid näidud korras ja kõik see. Aga ikka see fakt, et ma pean jälle tagasi minema. Et ei ole seda, et no nüüd saad rahulikult olla, et äkki läheb korda. Ei, ma pean ikka 3 kuu pärast tagasi minema. Ja see on väga lühike aeg tegelikult. Sest noh, ma ei tea. Ja nüüd mul sai Fortiflora, mis on niisugune probiotikum purinama. Mul sai see nüüd otsa. Ja üks naine soovitas mulle mingi hetk siin sellist looduslikumat varianti. Mingi salafor, mingi niisugune. Ja nüüd ma praegu tellisin selle ära. See maksis 15 € pluss kohale tõmbamine ja see on 150 grammi. Ja see on siis nagu niisugune nagu must möks, mis siis läheb kassile suhu. Proovime seda. We will see. Aga see on ikka kohutavalt stressirohke, sest nagu kuidas ta juba korda ei saa, ma lihtsalt ei saa.
eks see veits on võib-olla karma ka mulle, sest nagu siis, kui see mure hakkas, siis ma ei arvanud, et see on midagi tõsist. Ma arvasin, et nagu inimesed ikka ka vahepeal on nagu võib-olla lappes selle kõigega, eks ju, seedimisega, et noh, läheb üle. Positiivne on see, et vereproovides vaadati üle ka kõik mingid kasvajanäitajad, tegelikult kasvajad ei ole. Üliraske lihtsalt see, et ma olen harjunud Joosepile andma nagu enda sööki, selles mõttes, et kui mul on kana, ma annan talle kana, kui mul on, ma ei tea, noh, ongi mingi niisugused asju, siis ta on harjunud minu käest sööma. Ja nüüd ma ei tohi seda teha. Mingi hetk arst lubas mu veel kana keeta talle eraldi, mida ma tegin. Nüüd ta ütles, et praegu mitte. Ma teen skincare, lähen magama ja siis vaatame, mis see homne päev meile toob, sest ma ei ole nüüd enam päris kindel, mis siin homme saama hakkab. Good morning! Täna on meil laupäev ja tegelikult mul oli plaanis. Marjast mul oli juba kott koos, ma olin juba valmis minema. Ja siis ma sain aru, et miks ma kiirustan? Ühesõnaga põhimõte on see, et mul on vaja minna, ma juba tahtsin peas, et ma lähen kas täna või homme Freeflow'sse, mõtlen kavasid ja teen tööd seal. No see oli mul nagu pikalt ette mõeldud, et ma nii teen, et emmal-kummal päeval vahet pole. Ja siis neljapäeval üks mu sõbranna oli mingi, et aga lähme õllekale laupäeval, eks ju. Ja ma olin mingi, davai! Nii, et täna me rääkisime siis, et lähme kell 7, minu hetk kella 7. Ja juhtus täna niimoodi. Ma ei tea, mis öösel toimus, aga ma lihtsalt ei suutnud magama jääda. Nagu see on üks põhjustest, miks mulle väga meeldib, kui mul on elutempo hästi kiire, siis on see, et kui ma lähen magamas, ma päriselt jään kohe magamas, ma olen nii väsinud. Aga praegu vaata, kus mul on hästi rahulik kõik, siis ma ei jõua millestki nagu väsida, mis tõttu tuleb mul ka palju kehvemini see uni. Ja ma läksin voodisse mingi peale 1. Ma arvan, et ma jäin magama kell 5. Lihtsalt ma vähkrasin, lihtsalt ei suutnud magama jääda ja siis mul on see loogika, et mul käib nagu enamasti, 9% ajast käib mingi asi taustaks, sest mulle meeldib nagu sellise melu sees nende magama jääda. Tavaliselt ma panen sõbrad või midagi sellist käima, aga kuna praegu käib see jalka, siis noh, need on öösiti praegu ka, siis ma nagu panen seda, et nagu tore mingi aktiivne asi toimub. Kindlasti mõne jaoks on mingi, et aga siis see ju stimuleeribki su aju ja siis sa ei jäägi, aga nagu ei. Mul kuidagi töötavad asjad teistmoodi. Sest üks päev ma jäin nagu selle saba jalkasaatel nagu niimoodi magama. Ülihea oli. Ühesõnaga siis eile oli nii põnev mäng ka ja no lõpuks siis Argentiina võitis ja siis me olime kõik nüüd magama jääda ja siis ma ka ei jäänud veel magama. Ja siis oligi, et 9:30 tuli Joosep mind äratama ja ta lihtsalt äratas mind korraks, aga siis ta tuli mulle reaalselt kaissu. Nagu ma ei ole ammu sellest, et tuli mulle reaalselt niimoodi, et mina ja siis ta oli mul siin niimoodi pikkupidi ja siis me olime niimoodi. Ja me magasime niimoodi kuni 11-ni, kuniks oli äratus ja siis me magasime veel kuni 12-ni ja siis Joosep läks minu voodikõrvale tumba peale ja siis ma magasin kuni 12:40-ni. Ehk siis igatepidi olen ajagraafikust maas. Ja siis ma olin mingi okei, davai, ärkame üles, et hakkame siis arvutama, et mis kell ma peaksin siis Freeflow'sse minema, sest mul ikkagi oli mõte algselt minna täna. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, ma saan olla 3-5-ni, 17:30 ma pean kindlasti mu kodust hakata meiki tegema. Ja siis ma hakkasin nagu viimasesse panin koti peale, ma olin mingi, et aga miks ma lihtsalt homme ei lähe? Homme ma ärkan tõenäoliselt normaalsemal kellaajal. Ainuke asi, mis mul homme on, et kell 7 on mul üks koosolek, aga ma ei pea selle jaoks sättima, et mul tehniliselt on homme ju siis ikkagi rohkem aega, et miks ma lähen täna, kus mul on vähem aega. Nii et teeme siis hoopis niimoodi. Täna chillin kodus Joosepiga, käin võib-olla vahepeal poes, lähen Joosepiga aeda ja siis lähen õhtul õllekale. Ja siis homme lähen, loodetavasti siis hommikupoole, siis ma saan selle ruttu tehtud, lähen Freeflow'sse, mõtlen seal natuke kavu, venitan ja mul on see üks pakike ka seal pakiautomaadist, ma lähen toon sellega homme ära siis. Tšau Joosep! Vaadake, kui huvitava jäätise ma leidsin. Ma olen vahepeal valmis saanud. See on my outfit. Tegelikult ennem juhtus niimoodi, et ma mõtlesin, ma lähen Joosepiga aeda mingi, ma ei tea, 10-15 minutiks. Aga siis täpselt tuli mu naaber. Ja siis me istusime aias mingi 1,5 tundi. Ehk siis Joosep, ma lasin Joosepile niimoodi teha, et tal oli vest seljas, ma võisin pael ära ja siis ta käis siis terve see 1,5 tundi aias ringi. Okei, vahepeal tahtsin minna maja ette, siis ma tõin ta tagasi. Aga muidu ta oli nii tore ja siis ma lasin tal joosta seda
pole harjunud nagu õues jooksma. Siis ma ajasin teda seal taga veits ja nagu kuidagi nii nagu tore kuidagi. Ma tegelikult tean, et ma võin teda usaldada, et ta ei jookse kuskil ära, sellepärast, et aastaid tagasi, ma ei tea, kes siin on need OG-d, oli mul selline olukord, et ma olin Saaremaal. Ma tulen tagasi, jõuan koju sisse, ma olen mingi, miks kodus nii nagu värske lõhn on? Ja vaatan, et aken on pärali lahti, ehk siis ta oli akna lahti saanud. Ilmselt ta, ma arvan, käis ka kuskil, aga ta tuli koju tagasi. Nii et tegelikult ma tean, ma võin teda usaldada. Saate aru, ma lihtsalt ei õpi oma vigadest. Kell on juba 3. Ma jõudsin koju ammu. Ja selle asemel, et võtta meik maha, minna magama, mis ma teen? Ma hakkab laulma, tantsima, kargama ringi, panema oma mingid playliste kokku, nagu miks. Mille jaoks see vajalik on, ma ei tea. Vist mingi energia üleküllus, kuigi ma ei saa kuidas. Aga nüüd peab küll magama minema. Kiire, väike põige õllesummerist. Üli fun oli. See praad oli bänger. See kanašašlõk, see oli nii hea, kõik nagu toimis seal tarikul. Ma soovitaks teile, et minge ostke, aga nagu Aabest ei saa. Seda ei ole enam niimoodi. Aga tõesti, see oli imeline. Tere hommikust, käes on pühapäev ja ma panin ennast nii valesti riidesse. Panin seeliku ja lihtsalt dressipüsi peale, et minna tantsima natukene. Aga õues on nii külm ja ette tutab. Ma ei tea, kuidas ma nii panga panin. Aga täna on pühapäev ja mis on plaanis? On siis see, et ma lähen free-flow'sse, ma natuke tantsin seal. Venitan, natuke teen seda kostüümiladu korda, näitan teile ka, mis seal praegu toimub. Ja siis tulen koju ja valmistun homseks tantsulaagriks. Nii et selline chill päev. Ei, mul vahepeal üks koosolek ka ühe üritusega. Malju hakkas influences mind, et võtta sealt Võidotalust maasikaid. Ja ma ei tea, proovime. Võtame selle suure piraka siin. Eesti maasikas. On kõige parem ikka. Tehtud kuni siiamaani. Nii, väike koosolek tehtud. Ma näitan siis teile oma pakkest. Siin paki sees on minu pulma outfit, millega ma siis Kriti pulma lähen. Kriti pulma üheks värviks on roheline. Seal kutse peal oli. Seega ma tellisin rohelise kleidi. Ma korraks mõtlesin, et äkki ma ei näita teile, et ma nagu revealin selle alles nagu seal pulma blogis, aga vahet ei ole, ma näitan ikka. This is the dress. Parem oleks, et see mulle istub nagu valatud. Minu mure on selles, et äkki see on liiga ümber. Sest ma tahaks ikkagi tantsida ja mulle tundus, et ma võib-olla tellisin liiga ümber kleidi. Või siin. Okei, alustame kotist hoopis. Ma mõtlesingi, et roheline kleid ja siis kuldsed detailid. Ehk siis võtsin kuldsed koti. Mul tegelikult on üks kuldne kott olemas, aga see ei olnud see vaid. Ma tahtsin midagi natukene sutsu glamuursamat. Selline, et ta annab mulle rohkem sellist pulma meeleolu. No vaadake kui äge ja see detail siin niimoodi. Okei, ta kortsub päris kergelt. Okei, ta ei saa siit midagi aru. Ma pean selle selga proovima. Ja siis ma tellisin ka kontsad. Mul on ühed kuldsed kontsad, aga need on liiga ebamugavat terveks pulmaväraks. Nii et ma tahtsin mingid sarnased, mis mul olid ühed hõbedased, mille ma tellisin Türgi pulma jaoks, kui ma käisin sõbranna Türgi pulmas. Aga reaalselt need müüdi välja enne seda kuldsed versioonid, kui ma jõudsin ostu minna. Eks ma pidin midagi teistsugust leidma. Ma leidsin sellised, natukene teistsugusemad, aga sellised niimoodi pealt käib. Are you ready? Siis kui kaugel ma pean minema. Ühesõnaga, this is the dress. See istub mulle üllatavalt hästi. Tegelikult ta kõik sigid fine. Ainuke asi, mis ma natuke vaatasin, on see osa siin. Ma ei tea, kas ta on nagu
weird või mitte. Seda peab kindlasti aurutama enne, for sure, see on suht kortsune. Aga et ma võib-olla pean Simona küll rääkima, kas siin peaks äkki mingi kuldne detail. Oodake korra. Aga vaadake konsad, jaa, need konsad on nii mugavad. Kuldne, oot. Vaadake seda, la, she's going to a wedding, okay? No ilmselgelt see vöö on natuke too much, aga ma mõtlengi, et nagu mis te arvate, kui siin peaks ka mingi kuldne detail olema? Ma ei tea. Mõtleme. Nautige seda imelist vaadet minu ja minu punnikreemidega. Aga ma räägin ruttu paarist asjast ja siis paneme selle vlogi kinni ja alustame homme uut vlogi. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda? 2 asja. On see, et see jalgpall on ikka nii põnev. Nagu, kui on mingid tavamängud, I don't care, aga on just suured nagu matšid. Nii põnev, ma käib iga õhtul nad taustaks. Öösel, õhtul, hommikul kordus. See on nii põnev kuidagi, nagu on ikka mingi melu. Ja praegu oli näiteks Norra ja Brasiilia mängis. See oli nii põnev ja Norra võitis. Ja nagu, mida ma olen aru saanud selle jalgpalliga, on see, et tegelikult on üliäge vaadata, kuidas inimesed lihtsalt tulevad kokku ja elavad millelegi kaasa. Ja nagu see ongi see, mis on minu arust nii tore selle kõige juures. Et jaa, okei, see lõpus on see, et keegi langeb välja ja siis on kurb, eks ju. Aga ma olen näinud videosi, kus on mingid nagu fännid kogemata ostnud valesse tsooni. Pileti eest nad on nagu ümbritsetud teise tiimi fännidest, aga siis kuidagi need teise tiimi fännid nagu haipivad teda üles ja mingi, no see on kuidagi nagu ikkagi kuidagi world is healing. Kas ma tulen ainukesena seda? Üleüldse terve see suvi, see on nüüd teine asi. Ma olen märganud seda, et inimesed on nii alive. Kuidagi nii palju rõõmu on inimestes. Ma ei tea, kas ma olen ainuke, kes seda tähele pannud. Selle suvega on lihtsalt kuidagi maailm elab. Ma ei oska seda paremini seletada, aga lihtsalt kuidagi see, et ma tunnen inimestes seda palju rõõmsamat energiat. Kas see on tõesti see, et on päike ja soe? Ma ei tea, aga lihtsalt ma näen, et kuidas inimesed lihtsalt on nii rõõmsad ja elus ja nagu, ma ei tea, kuidagi see minu jaoks on nii südantsoojendav. Sellised mõtted ära siia õhtusse. Ühesõnaga, mina lähen magama. Homsest algab mul Selecti tantsulaager, nagu ka eelmine aasta oli. Ma olen väga valmis. Seekord on meil küll 2 klassi vähem terve kämbi peale, aga seest on natukene võib-olla raskemad stiilid minu jaoks, et ei ole nii palju sellist commercial stiili, vaid on rohkem, mulle tundus vähemalt mingit nagu hip-hopi. Et vaata, kuidas ma hakkama saan. Ma kusjuures täna tundsin täiega, et isegi kui ma olen praegu siin 3 nädalat või rohkem isegi puhanud sellest, et ma ei pea kavasi mõtlema, siis mul on ikkagi inspiratsioon täiesti kinni. Nagu ma üritasin seda hip-hopi kava mõelda, ma olin mingi, see laul on nagu nii hea, ma olen selle peale ammu mõelnud, võiks kava teha. Ja nüüd, kui sa vaja mõelda, siis ei tule mitte midagi. Ja ma olin mingi, mul on vaja kohe ruttu ühte kämpi. Ja üleüldse nüüd ma tegin endale nagu diili, et mul ei ole vaja kuskile tantsuklassi ronida enne seda tantsulaagrit, et ma võtangi need paar nädalat nüüd siin reaalselt puhkamiseks. Ja nüüd, kui Select tuleb, siis pärast seda ma üritan aktiivsemalt hakata jälle käia tantsimas. Ma tean tegelikult päris palju tuleb igast mingeid tantsutrenne, nii et ma kindlasti haaran nendest võimalustest kinni, et sügisel saaks hea energia pealt jätkata, sest nagu kui jääb ikkagi 3 kuud täiesti nagu tühi pausi järsku, aga jälle nagu 0-100, siis see ei toimi. Et minu jaoks sa pead tegelikult ennast natukene hakkama aina rohkem uuesti sinna sisse viima. Nii et that's what I'm gonna do. Nii et järgmises vlogis näete siis Selecti tantsulaagrit ja järgmises vlogis on ka mu sünnipäev. Nii et aitäh, et sa seda vaatasid, ma loodan, sulle meeldis ja näeme juba järgmises videos. Tšau!